60 aastat on kunagisel noorsoo praegusel linnateatril olnud unistus omaenda suurest saalist. Tänaseks on suur unistus täitunud. Suur saal on valmis, kuid on alles ka väikesed saalid. Kokku on linnateatril praegu 6 lava, kus eriilmelisi etendusi luua. Oleme siis vanas osas, ehk siis Lai 23 tulime sisse ja üldjoontes see maja niimoodi saabki olema, et on 6 mängupaika, 3 mängupaika, publik hakkab siis tulema legendaarsest Tiilest Lai 23 ja 3 saali publik hakkab siis Lai 19, kus on siis võib-olla meenub Virginia Woolf. Nii, ja kus me nüüd siis oleme? Me oleme kostüümilaos suure saali kõrval peaaegu. Ja see on siis see legendaarne kaev, mis siit leiti kaevamiste käibus, mida on vist juba kõik näinud ja kuulnud. Aga jah, publik tõsi siia niimoodi igapäevaselt ei saa, et ta on ikkagi teatri tagumine ruum. Aga oleme saanud selle kaevu ka ilusti niimoodi, et me saame siin kostüüme nüüd hoida. Kaev on küll vana, kuid põhjustas üksjagu peavalu, kuna vesi hakkas teatriruumidesse tungima ja seda mujale juhtida oli keerukas, sest maja oli juba valmis. Ka see on üks põhjus, miks renoveerimise aeg pikenes. Seiku sellised, kus me oleme pidanud uuesti ümber tegema, no need on sadu, et aeg on pikk olnud. Ja nüüd me oleme siis suure saali peaaegu ukse taga. Jah, me peaaegu ukse taga siin ja siin on siis ka näitlejate etteaste ruum, kui me siit ukse vahelt hakkame niimoodi minema. Iga saali taga on siis ilma viiteta kaamerad, ehk siis, et kust on võimalik näha, mis siis laval toimub. Ja siit siis nii-öelda õigel ajal, õige märgi ja õigel ajal õiges kohas olla. No aga kus see saal ikkagi on, mida te olete 60 aastat toodanud? No lähme vaatame siia, kas me saame sinna, ma vaatan siit praegu, et proovi seal ei ole, et me võime sinna korraks sisse piiluda küll. See on see suur saal, mis siis tõepoolest nagu Pansa ütles, et mis teater see ilma suure saalit on. No aga öelge, mis on nüüd see tänane etendus, mis jõuab esimesena just siia lavale? Siia jõuab peanäitleja Uku Uusberg ise lavastajana. Diego Rodriguez, näitekirjanik, on kirjutanud Ifigenia Agamemnon Elektra, sellise näitemängu ja ta on selline kaasaegne näitemäng antiigi ainetel. Just Ifigenia Agamemnon Elektra lavastuses asub täna uhiuuele lavale kõige uuemas saalis näitleja Argo Aadli. Mis puudutab seda Ifigenia lugu, see on, ma arvan, väga väärikas, väga ilus suur lugu alustamaks seda uut teekonda selles suures saalis, et see on selline väga mastaapne. Need on mõnes mõttes teatrilätt, et tragöödia on teatri nii-öelda alguspunkt mingis mõttes ja et ta on väga kõnekas tänases päevas ja väga ilus suur lugu ja ma arvan, et igati suur au ja väga väärikas on alustada sellise looga seda suurt saali. No täna õhtul esietendub korraga 5 erinevat lavastust, et mismoodi sinna sümbioosi tõeline lääs siis omakorda sobitub? Ma usun, et väga hästi sobitub ja kuna ise olen nüüd näinud kõik erinevad lavastused ja nende läbimängud ka ära, siis olen leidnud väga palju põnevaid ühisjooni. Et paljudes lavastustes on sarnaseid mõttekäike ja selles mõttes ma usun, sobib ka meie materjal väga hästi sellise klassikalise, psühholoogilise draamakomöödia sugemetega materjalina väga hästi linnateatri repertuaari ja kogu sellesse kompotti. See, et neid on siin täna 5, on minu meelest väga äge. Ma olen saanud ka õnneks vaadata, meil olid proovid, et kuidagi saime niimoodi, et sai ka vaadata teisi. Nii et see, mis ma näinud olen, on väga, väga kihvt. Kuidas ta siia sobib sellesse? Sellepärast sobibki, nad on erinevad. Aga samas nendes on see näitlejateatri osa on kõigis esindatud tugevalt. 5 esietendust korraga on tõeline julgustükk ja väljakutse tervele teatriperele. See idee on ikkagi sellest, et 60 aastat ehitatud teater ja see väärib lihtsalt seda, et üks selline täiesti suur teatriõhtu ja ma usun, et see saab olema väga erakordne õhtu. Nii et aga muidugi, ta on olnud erakordne pingutus, aga mulle tundub, et nagu te näete, inimesed liikuvad ja kõik on püsti, kõik on elevil, nii et ma usun, et kõik läheb ilusti.